Milline tükk metsast tuleks otsida vibuga süütamiseks? Püstiseisev ilma kooreta lehtpuu, nii-öelda metsakuivad. Paju või lepp on nagu lemmikud, need on nagu kindla peale minek. Ilma kooreta sellepärast, et koor hoiab seda niiskust seal all. Sama on tegelikult küttepuu valikuga. Ilma kooreta on palju kuivam ja püstiseisev, see vesi tuleb see külge mööda maha. Pealmine 2 cm on märg, ükskõik kui palju sadand on, lööte lõhki keskelt tsentrist, saad alati kuiva materjali kätte. Et mida jämmema puu maha võtad, seda kuivema sealt keskelt saad selle tüki. Saad siia niimoodi jälje teha, siis on õige puu. Seal ei ole tegelikult puuliigil niivõrd suur tähtsus kui see, kui tiheda on. Kui sul on nüüd mingi paar aastat kõdunenud tamm või saar, siis ta töötab samamoodi või kadakas või mis iganes. Aga lihtsalt kõige tihemini leiad sa õige puu, paju või siis nagu lepanaalet. Aga see tuhk, mis tuleb, ei tohi olla must. 100% ei tohi olla must. Kui see on must, see näitab ühte asja, et see puu on liiga tihke, liiga kõva. Ja see värv näitab ära seda, et ta on juba see orgaaniline puru liiga ära põlenud, et ta ei pruugi jääda alati hõõguma. Ta peab tumepruun olema. Vaata seda liigutust. Pöial läheb alumise otsa poole, see läheb peale ja tõmbad niimoodi, keerad alla. Hakkabki vaikselt niimoodi meelitama ja kogu vibu pikkusega. Vaikest kriuksu tuleb, siis see on hea, ainult hea. See on nüüd väga lihtne puu, sest see on mul põhimõtteliselt ahju pealt võetud. Kus suitsu seal tuld ei ole üldse selles mõttes õige ja hoiad teda paralleelselt. Kui sa nüüd, ma tõstan ta korraks õhku, hoiad niimoodi seda, siis hakkab üks nöör teise vastu liiga käima. Seda on näha, niimoodi nurga all on ja ta kulutab selle nööri läbi. Kui sa nüüd hoiad teda teistpidi natukene valesti, siis ta hakkab liiga üles alla minema. Näete, kuidas paneb mööda pulkan. Aga sa üritad teda võimalikult paralleelselt maaga hoida. Ja ühtlaselt tõmbad. See hääl on mõnus. See hääl on mõnus praegu, ma ütlen teile. See on õige hääl. Sikene väike kriuks tuleb vahele, võib tulla. Just, kuulete kriuksu? Mis puitu sa seal all nagu... Mul on kas paju või lepp praegu, et pigem ta vist oli paju mul. Aga kindlasti mitte kuuse, oks või midagi, need on tihedamad. Ma panen natuke kiirust juurde. Kui sa selle kõige jooksul suudad rääkida, siis on kõik õigesti. Kui sa rääkida ei suuda, samal ajal hingeldad, siis järelikult on midagi valesti. Ja nüüd paneme hoogu juurde ja hakkame juba seda sütitamistemperatuuri siis nii-öelda saavutama. Ta juba põleb, aga ma panen igaks juhuks mõne tõmbe veel. Ja nüüd on see aeg, kus ei tohi puutuda teda. Tuleb õlut teha ja need asjad mitte kunagi. Alati tasku, sest et ega ta ei pruugi jääda. See on selline hästi õrn asi. Ja nüüd ta lasta olla ja kuna tuult on vähe täna, siis võib teha niimoodi. Mitte puhuda, puud laiali. Saad natukene lehvitada talle õhku juurde. Ja nüüd teeb mingi õlle ja ta peab koguma ennast niimoodi, et selline väike kirsikene tuleb sinna peale juba ja siis on õige aeg keerata alles üle. Ja siis on teine võimalus veel nagu puhudes. Selle puhumisega võib ka väga palju nässu keerata. No nüüd ma näen, et ta juba hõõgub külje pealt, et nüüd on see õige moment. Ja nüüd on see moment. Nüüd teed niimoodi kõp-kõp, et see siia kinni ei jää. Ja paneme ta siia. See on väga paha kõrs praegu, vaata ta on hästi jäme kõrs. Aga äkki töötab, mul ei olnud võtta midagi paremat. Ma pean ta saama kuidagi siia sisse nüüd. See ongi tavaliselt kõige raskem. Alvar, sa teed koolitusi ka? Jah. Kuidas sind üles leiab? Kellele iganes vaja, siis võtab ühendust Facebooki kaudu jälle ja siis lepib kokku projekti põhiselt niimoodi, et Facebookis on Perega looduses.